Kus me oleme? Me oleme ehitusplatsil praegu, et aasta pärast saab siin juba tulla hoonet kasutama. Juba aasta pärast. Praegu on siin ikka väga külm ja kui te olete eelmises videosid vaadanud, siis teate, et külm on siis, kui osakesed väga aeglaselt liiguvad. Miks siin ikka veel külm on? No praegu alles ehitatakse seines, et praegu peab jope seljas olema ja müts peas, aga hiljem, kui seinad ette ehitatud küte sisse, siis juba saab lühikeste pükstega ja T-särgi peal olla. Aga sa siis ütled, et sellest piisabki, et soe oleks, kui on hästi paks sein? Peaaegu. See on üks variantidest, aga tihti see on hästi kallis, et mõistlikum on teha vähem ruumi, võtta ja ehituslikult odavamalt. Ehk siis kasutada paremaid materjale, et parem tulemus saada. Näed, aga siin on ju suur betoonpost. Miks see võiks kogu maja sellisest betoonist ehitada? Sest betoon laseb sooja paremini läbi. Kui me tuleme vaatama siia, siin on seina näide, millest see hoone tuleb ja see on soojustatud villaga. Kas vill on siis väga hea soojusjuht või väga halb soojusjuht? See on halb soojusjuht. Kui me võtame väljast ja sisemised pinnad, siis kui soe tahab välja minna, siis vill takistab, et ei läheks see soe, mis kütame, kõik õue. Ja lisaks soojusjuhtivusel on ju veel soojusülekandeliik konvektsioon, et kuidas seda siin vähendada? Ja, siin on näha, et vill on kohevill, ta on terve seina paksusel, see tähendab seda, et siin vahel õhku ei ole, kus ta liikuda saaks. Aga lisaks soojusjuhtivusele ja konvektsioonile on soojuskiirgus. Seda saad ka näidata? Ikka saame, lähme sammu edasi. See on meil ventilatsioonitoru. Ma näen, et see ventilatsioonitoru on ka, siin on see hästi halb soojusjuht, aga see peal on ka mingisugune läikiv pind. Mis see siis on? Jah, siia peal on pandud foolium, et oleks ka soojuskiirgus vähendatud. Kui mul praegu siin väga külm on ja ma ennast selle foolium sisse kerin, kas mul hakkaks siis soojam? Põhimõtteliselt küll, aga ma arvan, palju ebamugavam. Okay. Nagu näha, siis siin on vähendatud kõiki 3 soojusülekandeliiki. Soojusjuhtivust ehk siis osakeselt osakesel ülekandumist ei saa toimuda, sest see on väga halb soojusjuht. Konvektsiooni ei saa toimuda, sest siin sees ei saa tekkida õhuringlust ja ta on kaetud sellise ilusa foolium teibiga, mis vähendab soojuskiirgust. Enne vaatasime seina koos villa ja soojustusega. Kuidas on aknad? No kui ma mõtlen nende soojusülekandeliikide peale, siis aken vist on päris hea soojusjuht, aga tegelikult akna sees vist ei ole kõik nii nagu paistab. Ei, nii ei saa olla, sest kui sa vaatad, aknapind on väga suur siin, siis oleks muidu külm. Aga tänapäeva aknad on pakettaknad, mis koosnevad mitmest klaaskihist ja seal vahel on kinnine ala, kus on gaas, näiteks argoon, mis ei lase õhul liikuda ja see tänu sellele on see palju soojem. Ehk siis aken tegelikult on halb soojusjuht. Just. Termos. Termos on nagu kalorimeeter, soojuslikult isoleeritud. Miks me ei võiks ehitada maja nagu termost? Tundub hea mõte, aga mõtleme natukene. Inimestel on hapnikku vaja, õhuvahetus peab toimuma ja lõpuks on see, et sul on kütta vaja, sest muidu jahtub maha. No siis ei saa. Nii, mis sa arvad? Me nüüd vaatame küttetorusi ja küttetorudel on selline puu sisse tehtud. Ma arvan, et siia tuleb üks hästi suur post. Ei tule. Ma annan vihjeks sulle temperatuur. Aha. Me oleme soojusõpetuse videodes tegelikult rääkinud, et soojus paisumine, kui see toru läheb kuumaks, ta läheb natukene pikemaks ja kui ta läheb külmaks, ta läheb natukene lühemaks. Kas see on äkki sellepärast, et toru katki läheks? Just, selle jaoks ongi, et nii saab pikki magistrale panna, vahelülidena panna need ja süsteem töötab. Et kui toru läheb natuke pikemaks, siis need lihtsalt lähevad omavahel natuke kokku ja natuke lahku. Väga kavad. Mis asi see on? See ongi sild, mida pidi liigub teisele poole, kas siis külm, soe, annab võimaluse ja ongi sul sild olemas. Ehk siis külma silda mööda tuleb nagu külm tuppa. Jah. Aga kuidas siis teha nii, et ei tuleks? Hea küsimus. Seda annab näidata, kui meil on suurema ristlõikega või väiksemaga. Ehk siis puhtalt pindala pealt
saame me seda minimaliseerida. Kas siin majas on ka mõni külmasild ikkagi päriselt olemas? Jah, ikkagi. Kui me vaatame rõdukonstruktsioone, mis on metallist, et siis seal tekib kõik, mis on nii-öelda välja ulatuvad, aga seal on viidud kõik kohad minimaalseks. No nii, nüüd me oleme valmis kortermajas, hea soe olla. Siin on tõesti väga hea soe olla. Kas see ongi nüüd see hästi kuulus, see on nullenergiamaja? Jaa, et hea soe ju, mõnus nautida. Aga mida see tähendab, nullenergiamaja? See tähendab seda, et energiamärgis on, mida arvutatakse hoone puhul ja see tähendab seda, kui palju energiat hoone kulutab enda ülalpidamiseks. Aga kuidas seda mõõdetakse? Seda mõõdetakse megavatt-tund aasta kohta ehk jälgitakse, kui palju on hoone seda tarbinud. Hea on meenutada, et megavatt näitab võimsust, tund näitab aega ja kui ma võimsuse ja aja omavahel korrutan, siis ma saangi energia. Ehk siis ta näitab, kui palju energiat aastaselt maja ise tarbib. Aga kuidas see maja üldse tarbib, kas see siis ei ole soojustatud? Ikka on soojustatud. Me võime minna seina juurde vaatama. Nii, siin seina peal ma saan näidata, et siin on kandev konstruktsioon, aken ja aknas kõik välja poole, mis jääb, on siis soojustus. Kas siin on samasugune soojustus, kus on vähendatud soojusjuhtivust, konvektsiooni, soojuskiirgust? Jah, just täpselt samamoodi. Ja akna on samamoodi, pakettaknad ja ma saan kõige paremini sul näidata visuaalselt termokaameraga. Näita. Termokaamera, see mõõdab ju soojuskiirgust ja mida kõrgem on kehatemperatuur, seda rohkem ta soojuskiirgab ja seda heledam ta siin ekraani peal välja näeb. Just nii. Ehk külle peal on ilusasti temperatuuri erinevus näidatud. Kollane on soojem ja mida rohkem sinakam, seda külmem. Et praegu on ilusasti näha näiteks, et põrand on kollane ja akna pool on oranžikam. Ehk selle järgi me saame ilusasti järeldada, et selles korteris on põrandaküte. Jah, ma saan seda hästi jalaga ka näidata, et näed, aken, minu jalg on täitsa soem kui veel aken ja siit ilusti on näha, et põrandaküte tuleb ja põrand on soe. See põrand on tõesti hea mõnus soe. Aga miks siin korteris on põrandaküte, mitte näiteks laeküte? Sest soe läheb ülesse ja niiviisi jääks põrand külmaks, aga põrandaküttel on soe ja jalal palju mugavam. See on ju nagu konvektsioon. Just. Aga kui minu naabril on põrandaküte ja siis minul oleks nagu laeküte. Siin on ju ka väga hea põrandaküte, põrand on väga hea soe, aga see tähendab, et kui vesi siia langeb, siis ta hakkab ju selle energia peale aurustuma ja näiteks minul kodus küll peegli peale ta kõik ilusti kondenseerub. Kuidas see siin lahendatud on? Siin on lahendatud ventilatsiooniga, ehk siis õhk tõmmatakse välja, süleliigne niiskus läheb ära ja natukese aja pärast on peegel jälle puhas ilus. Aga kas see tähendab, et ventilatsioonisüsteemis saab mulle näiteks naabrite kalapraadimis lõhk ka tuppa tulla? Ei, tule ma näitan sulle. Et kui vaadata, siis siin on ventilatsioon, mis on korteri üldventilatsiooniga seotud, nagu enne vannitoas vaatasime, aga köögis nüüd, et neid küpsetamislõhnaisi ei tuleks, on eraldi ventilatsioon lahendatud väljatõmbena. Diffusioon, kus ained iseenesest segunevad, selle jaoks peavad ained kuidagi sinu juurde õhku jõudma, aga kui ventilatsioonist naabrit õhk minu juurde ei jõua? Ei, see läheb otse eraldi katusele. Aitäh sulle, Madis, et sa võtsid terve tööpäeva, et mulle lihtsalt asju näidata. Ei ole tänu väärt. Aitäh! Aitäh ka teile, et te seda videot vaatasite. See video ei oleks saanud sündida ilma Nordeconita või meie toreda iduettevõtete praktikal.